Tiit Randver, kus oled? Olen. Kõige raskem teema, meie jätkusuutlik jahindus. Jah, aitäh. Tänan kutsujaid siia. Mitte, et ma väga rõõmus oleks selle pärast, et te kutsusite, aga see andis nagu motiveeris mõtlema nendel teemadel, mille tavapäraselt ei mõtle, mis asi see jätkusuutlik jahindus on. See on tegelikult nagu kirjand vabal teemal, et see annab ükstapuha, kuidas seda arendada. Aga tegelikult ma enne tahtsin kommenteerida seda sinu esimest, millest sa alustasid, näitasid siin, et juba vanal ajal võeti trofeesid. Nii ta on jah, et etnoloogid seda tõlgendavad, et juba aastatuhandeid tagasi kütt üritas ennast siis mingisuguse saaklooma sulgedega või kihvadega või millega tahes ennast ehtida, et siis sel teel ta nagu saab siis mingisuguse osa selle tugeva looma jõust või julgusest või et selle valgusele oleks väga hästi sobinud see üks sugutiluu. Ma olen lugenud kusagilt, et see olevat olnud tollel ajal kõige uhkem trofee. Noh, see on mõistetav kah, et see on üks selline asi, millest ainult inimene on ilma jäetud ja veel mõni loom. Aga nüüd asja juurde. Jätkusuutlik jahindus, jah. Kui oleks veel paar päeva olnud, siis ma oleksin võib-olla suutnud siit ka midagi välja mõelda, aga praegu ma saan teile edastada mõned uitmõtted sellel teemal. Ja võib-olla kõigepealt üritaks defineerida, mis miski on, mis on jahipidamine ja mis on jahindus ja nii edasi. No, see on triviaalne tõde, et jahipidamine on inimese kõige esmane töövorm ja loodusega suhtlemise vorm ja senikaua läbi kümnete, pigem sadade tuhandete aastate, mille ta ainult oma esmaste eluvajaduste rahuldamiseks neid loomi küttis, no see oli lihtsalt jahipidamine. Aga nüüd nende kümnete tuhandete aastate jooksul ladestus selle sama jahipidamise peale nii-öelda sotsiaalsesse sfääri üht-teist müüdid, kombed, rituaalid, millest arenesid välja seadused, kuna mingil etapil tuli ka teadus või sinna kõrvale siis sellised asjad, mis abistasid teda selle jahipidamise juures, uluki hoole ja mis kõik veel, mis kokku siis juba on midagi enamat ja see on, seda võib juba nimetada jahinduseks. Selle jahinduse kohta on mõned autoriteedid avaldanud mõtteid, et see on selline valdkond, mida defineerida kui niisugust on peaaegu võimatu, et seda saab defineerida ainult mingisuguse kultuuri epohhi või mingi kultuurikeskkonna raames, niivõrd erinevate kultuuride, erinevate rahvaste arusaam sellest, mis asi see jahindus tegelikult on. No tänapäevaks on asi läinud veel komplitseeritumaks, ütleme niimoodi, et see jahindus või jahipidamine on saanud osaks millestki laiemast, mida võib nimetada siis või mille sisu on uluki asurkondade suunamine, kujundamine ja see ei tähenda ainult seda, et neid loomi tuleb vähemaks võtta, vaid selle sama valdkonna sisse kuuluvad ka igasugused nipid, kuidas moodi parandada elupaiku, kuidas neid loomade paiknemist muuta ja mida kõike veel. Nii et see sõna jahindus nagu üha vähem ja vähem adekvaatselt kirjeldab seda valdkonda ja võib-olla peaks ikka midagi muud välja mõtlema. Lisaks sellele ka too põhjus, et väga paljudele inimestele see jahindus assotsieerub lihtsalt selle looma küttimisega ja siis sellele verisele aktile võib-olla vahetult eelnevale ja järgnevale. Meil Maaülikoolis on üks selline distsipliin või õppeaine nagu ulukimajandus. Natuke kohmakalt võib-olla kõlab, aga ta ei ole võib-olla sama hea, kui on inglise keeles game management või wildlife management, aga parema puudumisel on, võiks teda soovitada. Aga siin jääme siis täna veel jahinduse juurde. Nii nüüd. Olgu selle jahimehe või selle jahimehe vahendiks vibu või nooled või nüüd ka näiteks soolakut või raadiokaerused või mis tahes. Kõigi nende ühine joon on see, et sel viisil mõjutatakse uluki populatsioone ja terveid kooslusi. Ja võib-olla on üllatav see,
et inimene suutis või oli suuteline neid populatsioone tohutul määral mõjutama juba väga palju aega tagasi. Kuhu ma vajutan? No vajutan siia, vaatan, mis saab. Ja on teada see, et kui inimene levis oma ürgkodust Aafrikast kuhugi mujale, siis natuke aega tähendab võib-olla aastatuhandet pärast tema ilmumist sellele mandrile järgnes massiline loomade väljasuremine, megafauna väljasuremine. Megafauna, see tähendab suurte imetajate väljasuremine. Ja Austraaliasse jõudis meie karvane esivanem, aga ikkagi inimene, jah, kusagil 50 000 aastat tagasi ja siis kusagil 1000 aasta jooksul kadus sealt, palju see protsentuaalselt on, siis kahju peab jälgida võib-olla kusagil 70% suurtest imetajatest. Sama juhtus ka 13 000 aastat tagasi Põhja-Ameerikas, ja väga-väga palju hiljem, see on juba holotseenis, see on kusagil 400-500 aastat tagasi Madagaskaril. Seda on ühest küljest nagu raske uskuda, et see on võimalik, aga seda on seletatud sel viisil, et selle kohaliku fauna nii-öelda naiivsusega. Nad ei olnud inimesega harjunud. Nii et seda inimene oli võõrliik, kui ta sinna ilmus. Ütleme kas või nii nagu mink või kährik meie loodusesse, kes siia introdutseerituna korraldas siin sellise keskmise kaose. Nii et inimesele võib siis kõige suuremaid inimesele, küttivale inimesele, homo venaatorile, võib kõige suuremaid etteheiteid teha väga kauges minevikus. Tollel ajal vaevalt, et nüüd oli meie karvasel esivanemal mõttes jätkusuutlik jahindus, mõtlemine ei olnud üleüldse tollel ajal veel eriti moes. Aga nüüd järgnevatel aastatuhandetel, kui see inimene oli oma vapustused juba korda saatnud, väga tõenäoliselt järgnesid aastatuhanded, kus inimene oli sellisest dünaamilisest tasakaalus oma saakloomadega. Ja seda tõenäoliselt, seda inimese tegutsemist hoidsid vaos tõenäoliselt sellised mütoloogilised uskumused, tabud, tootemloomad ja kuida nad kusagil olid. Ja vist ma ütlen sellepärast, et kui kindlamaid andmeid on meil alles pärast seda võimalik kasutada, kui leiutati papüürus ja savitahvlid. Aga nüüd esimene kirjalik selline, see on teile ilmselt väga tuntud, seda on väga palju tsiteeritud, kirja pandud õpetus, üleskutse looduse jätkusuutlikule kasutamisele, mille osa kahtlemata ka jahindus on, pärineb Vanast Testamendist. Sellele juhtis tähelepanu kuulus looduseetika ja suurkuju ja selle game managemendi vaimne isa Aldo Leopold. Ja mis sinna kirjutatud on, lugege. Nii ta seal on. Aga loodusrahvastel muidugi hoidsid loodusrahvaste küttimist vaos ja tasakaalus oma ulukipopulatsioonidega pigem siiski mitte kirja pandud, vaid sellised põlvest põlve levivad kirjas, suuliselt levivad müüdid. Ma sattusin lugema hiljuti ühte huvitavat artiklit, mille autor on Harvey Fate, üks Ameerika teadlane, kes võrdles õigupoolest Cree-indiaanlaste ja nii-öelda nende valgete inimeste jahindustavasid, kombeid, nii-öelda seda managementi. Ja ta leidis, et väga paljud asjad on sarnased. Oli ka indiaanlastel läbi aegade näiteks, mis mul nüüd meelde tuleb, olid näiteks jahikeelualad. Selline keelualade süsteem, mis muutus aastast aastasse. Ja muidugi nad ei olnud väga pädevad ulukibioloogias,
aga nende tegevus või kõik see oli rüütatud sellisesse müütilisse vormi, kuid see väga-väga hästi toimis. Ja sama autorit on veel üks väga selline päris naljakas näide sellest. See oli Yukoni indiaanlaste ühe indiaani suguharu veel tänaseni käibel olevast legendist. Kui palju see nüüd neile tegevusvõiseks on, ei tea, aga kunagi kindlasti oli ja nimelt see samane indiaani suguharu nimelt oli kogu aeg olnud sõltuvuses põdra küttimisest. Ja see müüt oli nii, et kunagi olla põder olnud suurte teravate hammastega ja väga verejanuline loom ja ta olevat toitunud põhiliselt inimestest. Ja mille peale siis kõigi loomade ema, animal mother, nagu seal on kirjutatud, ta sai mõõt täis, ta sai kurjaks ja sundis või muutis need asjad niimoodi, et põder peab saama nüüd ise kütitavaks inimeste poolt. Ja nüüd see hirm või see alateadvuslik hirm, et kui nüüd meie inimesed, punanahad, nagu me oleme, ka kaotame mõõdutunde põdra küttimisel, et siis see animal mother paneb asja jälle teistpidi käima. No nii. Mis ma siin siis nüüd järgmisena on, ega ma ise ka mäleta. Assoo, nüüd seda, et nüüd see tasakaal sai totaalselt rikutud pärast seda, kui mängu tuli raha. Ja kui muidu, meie esivanemat võib võtta kui kiskjat, eks ole, kes oma saakloomadega oli sellises dünaamilises tasakaalus, nii nagu mida võib lausa võrranditega, Lotka, Volterra võrrandid ja mis nad kõik on, seda negatiivsel tagasisidel põhinevat protsessi võib kirjeldada. Aga nüüd, kui tuli mängu raha, siis läks see süsteem paigast ära. Sellepärast, et kui muidu saaklooma vähenedes väheneb kah tõenäoliselt mingi aja pärast sellest toituv või seda kasutav see kiskja, siis nüüd võib juhtuda niimoodi, et kui see saakloom väheneb ja teda on võimalik konverteerida rahaks, siis see tegelikult tema rahaline väärtus ju aina suureneb. Olgu ta siis näiteks kas või ninasarv, mis on sama väärtuslik nagu varbaküüs, aga arvatakse, et tast on palju abi või midagi muud säärast. Ja nii juhtus, et see loomade väljasuremine on jätkunud ja viimase paarisaja aasta jooksul on nimetatakse umbes 100 liiki, kes on ainuüksi küttimise või eeskätt küttimise tõttu siit maalt pidanud lahkuma. Kaljutuvi on vast kõige kuulsam näide ja Stelleri mereõhv ja mõned elukad on siia pildi peale kah mul kuvatud, nii et võib-olla oskate ise talle nime anda. Kvaka ja Tasmaania hunt ja siis on üks Kariibi mere üljes ja see alumine sellisel peaks olema Falklandi hunt. Nii, nüüd. Tänapäeval on siis asi nii kaugel, et seda, et kõike seda, mida see ajalugu meile siis võiks õpetada, on see, et inimene on suuteline küll tegema väga suurt pahandust looduses. Ja kui mõeldes selle peale, et millised on meie kasutada olevad vahendid, meie käepikendus nii öelda, et siis see teeb ettevaatlikuks, aga teiselt poolt jälle, kui mõelda, siis meil on kasutada kah enneolematu tarkus, mida kõik meie vähem või karvasemad esivanemad on omandanud katse-eksituse meetodil ja see jälle võimaldab nagu optimistlikult tulevikku vaadata selles mõttes. Nii nüüd peaks siis nagu jõudma selle päris teema juurde ka, et loodus või see jätkusuutlik jahindus kui looduskaitse osa, jah. Ma ütleks mitte pigem nii looduskaitse kuivõrd keskkonnakaitse. Mis nende vahe on, looduskaitse ja keskkonnakaitse? Sellegi üle ma mõtlesin ja päris välja ei mõelnud, aga mulle isiklikult näib nii,
et see keskkond, milles meie elame siin, tsiviliseeritud inimesed, nagu me oleme, et see on tegelikult, no see ongi modifitseeritud loodus. Loodus on midagi sellist, mis mängib oma reeglite järgi, mis on tasakaalus, aga see, mis inimene on selle loodusega teinud, see on kõike muud kui tasakaal. Põllud, majandusmetsad, igasugused tehnorajatised, see on selline tehiskeskkond ja kui me sellega ei tegele pidevalt, sinna oma energiat ja tööd ei panusta, siis see kukub kokku väga ruttu. Noh, lihtne näide, eks ole, jätad narrib põld ühe korra ja siis ta narrib sind 9 korda ja siis on asi ühel pool ja siis on loodus tagasi jälle. Nii, uluki asurkonnad on üks osa sellest. Väga palju tasakaalust välja viidud loodusest. Ja nendel peab pidevalt, selleks peab pidevalt vaeva nägema, sellega tegelema, et seda kõike hoida, vaos, ütleme nii. Et mis juhtub siis, kui jätaks selle asja katki ja laseks loomadel üksteisega nagu jagelda ja ma oma professionaalse huvi tõttu ka loen üsna sageli netikommentaare, mis järgnevad igale loomateemalisele või jahiteemalisele artiklile ja need on ühest küljest panevad naerma, aga teisest küljest ka nutma ja seal on väga sageli kirjutatud, kui palju see nüüd kajastab meie rahva arvamust, aga ühe osa arvamust kindlasti, et hundid reguleerivad kitsi ja nii edasi ja ongi tasakaal. Ei tea teist sellist sellega võrdselt head uurimust või katset, mis on juba pool sajandit kestnud Isle Royale'i saarel. Ma usun, et te olete ka paljud kuulnud sellest ja see on üks Ameerikas Ülemjärves asuv saar. Mulle tuleb praegu meelde, milline ta pindala on, aga ütleme nii, et umbes pool Hiiumaad, suur saar seega. Ja seal olid, elutsesid põdrad ja kusagil 40. aastatel tulid üle järve jää sinna ka hundid. Ja nemad siis võtsid kätte ja hakkasidki üksteist reguleerima nii. Ja nüüd peale selle on seal veel ka jänesed ja rebased, aga ütleme, selline lihtsustatud süsteem, üks saakloom ja üks kiskja ja mis sellest asjast siis on välja tulnud? No näete, see põdra arvukus on nüüd vahemikus, mis ta siis on 500-st 2500-ni ja hundil on siin 10-st vist, mis ta on 50-ni, jah. Ja oleks, et nad siis niimoodi soliidselt oleks, vaid see on nagu see saag, millest siin räägiti täna ja kusjuures väga teravahambuline. Ja nende huntidega juhtus niimoodi, et neid võttis vist ära, kui nende arv läks tõesti väga kõrgeks, siis tuli kallale parvoviirus ja siis nad kadusid ära ja siis oli põtradel hea meel tükk aega, kuni nad sõid ära, kõik mis süüa andis ja siis nad surid ka massiliselt. See tähendab seda, et tegelikult ka üks suke triviaalne näide, mille peale võiks ka ise tulla, aga kui ta on mustvalgel, siis võib teda isegi võiks teises seltskonnas näidata vahel võib-olla, et veenda inimese ümber. See on midagi sellist, mis ei ole tolereeritav tsiviliseeritud ühiskonnas. Inimene tavatseb planeerida ette oma tegevusi, oma saaki, põllusaaki, oma metsasaaki ja kõike muud, aga selline väga oluline tegur, nii nagu suured herbivoorid ja karnivoorid ja kui nemad niimoodi käivad üles-alla oma arvukusega, siis see tähendab seda, et inimesel ei ole võimalik praktiliselt oma tegevust ette planeerida. Siin on selge näide sellest, et kui 59. aastal oli meil 10 põtra ja 20 hunti, siis... Ei, pigem ei ole, näete, ei ole, seal mõõlus on teisel pool 2 skaalat on. Siis ei oleks seal asjast midagi veel... Ei, siis oleks see pidu oleks kohe lõppenud väga kiiresti. Aga sellised proportsioonid peavad olema sellised. Nii, nüüd ma mõtlen, kus kohta ma nüüd oma jutuga olen jõudnud või tahtsin jõuda. Nüüd
läheks kohe selle juurde, et mida see jätkusuutlik jahindus siis peaks tagama, et ta on jätkusuutlik, mida inimesed tast ootavad. No ultimatiivne nõue on see, et ükski liik ei satuks ohtu inimtegevuse läbi. See on nüüd selline nõue, millele mitte keegi kusagil vastu ei hakka. Teine asi on see, mis võiks olla täitsa diskussiooni teema, aga kas me täna selleni jõuame, et peaks olema säiliv ka looduslik mitmekesisus ja ka geneetiline mitmekesisus. See tähendab seda, et see oleks teema näiteks valiklaskmise juurde. Kuidasmoodi see inimese sekkumine sellesse, et ta valib välja näiteks suuresarvelisemaid irvi, eeldades, et need on ka tugevamad ja võib-olla peaks näiteks meie oludes hoopis pikajalaliseid kitsi välja valima, sellepärast et meil on külmad talved vahel ja lumerohked. Aga see ei ole asi, millel ma siin peatun, aga nii, teine on see, et liikide asustustihedus ja nende arvuline vahekord peaks olema optimaalne. See on kah üldjoontes väga hea asi, eks ole, hakata mõtlema, aga kui kõik kooris me võime mõelda, et see on õige, aga kui üks meist on näiteks looduskaitsja ja teine on lambakasvataja ja üks on jahimees ja teine on ja neljas siis juba on metsakasvataja, siis tekivad teatud sellised erimeelsused selle üle nii-öelda konsensuse saavutamisel. Aga põhimõtteliselt on see muidugi õige nõue. Loomulikult peaksid säilima ulukite elupaigad. Uluki kahjustused ei ületaks teatud kokkuleppelist künnist. Jälle, kui ulukite elupaigad peaksid säilima, on jälle kõigil ühesugune arvamus, aga et need uluki kahjustused ei ületaks teatud seda künnist, siis siin on jällegi muidugi võib tekkida lahkarvamusi, tekibki tegelikult. No selle lisaks võib panna sellise nõude, et need kahjustused saaksid kompenseeritud. See on üks suur vastuolu seadusandlusesse, eks ole, sisse kirjutatud või inimtavadesse või kuidas seda öelda, et kui uluk on ei kellegi vara, res nullius, siis see maalapp, kus kohal ta saab söönuks ja tänu millele tal karv ilusti läigib ja sarved kasvavad kuni kuldmedali tasemeni kas või, see on kellegi omand, kus ta loodab saada oma tulu, aga nüüd see hirv või kes ta on, sööb selle ära. Nii, see on nüüd väga üldine küll, aga õige kindlasti. Ja muidugi kõige selle taustal peaks siis kõigil asjast huvitatul olema võimalus tegeleda jahipidamisega. Nii, nüüd Eesti jahinduse jätkusuutlikkusest kah eeldused, mis eeldused on, et see asi meil kõik hästi läheb ja millised on ohud. No, paneme need praegu siia, need võiks jaotada siis laias laastus looduslikeks, sotsiaalseteks ja jahikorralduslikeks. Need võib ka teisel või kolmandal moel jaotada, aga minul tuli selline mõte ja nii ma nad siia kirja panin. Ja hakkaks siis peale looduslikest. No, seda on ilus vaadata silmale ja kui mõelda, mida see tähendab, siis see teeb südame veel soemaks. Eesti on teadagi väga metsane maa, jah. Üle 50% pinnast on kaetud metsaga. Mis tähendab seda, et ja suur osa sellest maast on ka sellist nii looduslikku, kuhu inimene satub arva. See tähendab seda, et need on rahu ja vaikust loomadele ja kui veel lisada, et seda metsa väga intensiivselt majandatakse, siis see tegelikult tähendab seda, et see ongi see asi, mis loob ka suurtele herbivooridele väga head elutingimused. Ta muidugi masendab metsamehi, aga kui me räägime praegu ainult ulukitest, eks ole, ja sellest elupaigast, siis elupaigana tähendab see väga, väga häid elupaiku. Ja kui on väga head elupaigad ja toidubaas
herbivooridele, siis muidugi tunnevad sellest rõõmu ka need, kes neist toituvad, see tähendab suurkiskjatele. nii, mis siis veel selle kohta öelda? Seda maad ei lõhesta suured raudteed ja teed. Aeg läbi või? Ei ole juurde. Ahaa, okei. Keri juurde. Mis ma kerin? Aeg kiiremini, et aeg hakkab lõppema. Assa kuri või? No okei, piisab. Ilus maa on. Probleemid on nüüd küll jah, et siia tahetakse teha see Rail Baltic ja mis kõik veel. Aga kui me võrdleme teiste Euroopa riikidega, siis üldiselt on asi väga selline roosiline. Ja ei ole selliseid teid, kus, ma mõtlen praegu kas või naaberriigi Soome peale, kus Helsingist Tamperesse võid sõita mööda maanteed, mille kahel mõlemal pool teed on suured tänad, liiklusohutuse mõttes hea, aga ühelt poolt ei saa põdrapull oma pruudi juurde teisele poole. Nii nüüd, kiiresti pidin tegema, okei. See on tore, et küttida võib lausa 19 imetaja ja oli vist 38 linnuliiki, ma panen siia plussid ja miinused ka juurde. 65, umbes 65 imetaja ja jumal teab, kui me ütleme linnuliigist. Linnuliikide arv, nagu te teate, meil pidevalt kasvab, 385 ma olen juba lugenud korra. Ja see kasvab edasi ja selle eest me võime tänada mitte meie looduslikke tingimusi niivõrd, kuivõrd me tublisid need linnuvaatleid, kes näevad vaeva ja leiavad neid juurde. No, kui Andres lubaks, siis ma veel arutaks võib-olla selle üle ka, et kas seda on palju või vähe, aga ta vist ei luba. Säilinud on suurkiskjad, kes on jahiulukid, selle juurde paneme ka plussi, ehkki nende koljud on suhteliselt väiksemad kui Euroopas, aga nad täidavad oma ülesanned. Nii, nüüd miinusega ka midagi. See fauna koosseis ei ole optimaalne selles mõttes, et väikekiskjate arvukus on kõrge ja jäneste ja maas pesitsevate lindude arvukus madal. Ma panen siia ka küsimärgiga kas seetõttu, aga osaliselt seetõttu. Rohkelt võõrliike ja kui suures neid tuleb juurde aina. Kas nüüd šaakal on meil võõras, aga kohe ma näitan mõnda võõrast. No näete, sellised kutsumata külalised on meil. See on nüüd ka kaudselt, see on juba rohkem sotsiaalne miinus vist või. See on Lõuna-Eestis kusagil Räpina Silumetsas lastud lasva, jah. Ja see teine on minu vend tegi selle pildi Väike-Maarja lähedal, kus Porkuni aedikust oli üks selline vang ära karanud. Ja see näeb väga-väga sedamoodi välja, et ta ei ole mitte tservuse laahvus. Tservus nipp on. Kuidas? Tservus nipp on. Just nimelt. Ja need ei ole siin teretulnud. Sotsiaalsed. Jahipidamine on vähemalt kõigile asjast huvitatule siiani kättesaadav ja ei ole seda suhteliselt vaba, aga ei ole ütleme rahalist tsensust vähemalt siiani veel. Nüüd seda ma näitan ka, mida ma selle all mõtlen, aga praegu lihtsalt väidan, et eestlaste suhtumine jahindusse on üldiselt positiivne. Ehkki siis esineb ka need ekstreemsed vaateid ja suurkiskjatesse suhtumine on ka seni üsna positiivne olnud. Aga vist on muutumas. Ja väga oluline, seda me saame lähitulevikus, jõuab see meieni nüüd see teadmine ja kogemus, milliseks kujunevad maaomanike ja jahimeeste suhted. Nii nüüd, on veel aega, on ikka, jah. See, et ma nüüd ütlesin, et on suhteliselt positiivne suhtumine eestlastel jahipidamisse, see on üks tegelikult juba natuke vana uurimus või see on kiskja, suhtumine kiskjatesse oli põhiteemaks, aga see on nagu selline kõrvaltulemus, see uuritud kah, mida siis üks eestlane arvab, mitte üks, vaid siin on neid umbes 1000, natuke alle 1000. Ja näete, see, kas olen jahi vastu poolt või ei oska öelda, see jaguneb umbes nii nagu need irved seal Jaani selles tirukas, mida ta näitas, kolmandik ühte, teist ja
ja need, kes ei oska öelda, neid on küll natuke vähem, 23%. Muidugi asjal oleks siis iva, kui ma saaks võrrelda seda soomlastega, sakslastega, kelle kõigega veel, aga seda mul ei ole võtta, aga mu sisetunne ütleb, et see on selline päris hea näitaja Euroopa tasemel. Nüüd, siin on ka näidatud huvide jaotust, eks ole, olenevalt elukohast, see on triviaalne, suurlinnas on ta muidugi, seal on nagu viletsam ja maasulas on ta suurem, see selleks, aga mis on küll minu meelest positiivne, ma ütleks, on see, et näete, nooremate inimeste hulgas on huvilisi rohkem. Ma ei ole kursis nende jahitestide tegijate vanuselise jaotumusega ja mul on jäänud mulje, et seal on ka palju noori, aga vähemalt see näitab siin, et on nagu juurde tulemas seda rahvast. Ja siis viimane asi on seal veel sõltuvus haridusest, seal praktiliselt üldse mitte mingisugust vahet ei ole, kas on algharidus või on kõrgharidus, aga kui me siin oleksime võrrelnud näiteks metsanduslikku kõrgharidust ja prantsuse filoloogia alast, siis me oleksime saanud väga suured erinevused. Nii, mis siis veel on? No, selle kiskjate kohta ka veel ühe pildi siia, mida nendega peale hakata, mida arvab üks Eesti keskmine eestlane. Ja mu meelest on see ka just selge see, et hunt on kõige selline kardetum või kõige halvema mainega, aga siiski, näete, peaaegu pool Eesti rahvast arvab, et nii nagu praegu, nii neid võiks olla. Siin on küll kusagil 8 aasta vanused andmed, kui hunt oli umbes sama palju kui praegu, ütleme nii suurusjärgus. Ja need, kes tahaksid teda maha tappa, neid on üsna mitu, aga vähe õnneks siiski. Samuti ka neid, kes, jah, nüüd on läbi, jah. Okei. Sa 20 minutit üle pandud. Olgu nii. Ta on Tiit B. Meil on... Ma näen päris head asjad veel, aga kui... See pärame selle Anna Karolini kätte, me saame selle. Nii, kas on Tiidul küsimusi? Jah. Vaata, kui nüüd see taevas jumal või maaema või kes ta on, et inimesed oma pattude pärast teeb kütti ja skütitavaks. Nii, et mis võiks need parameetrid olla, mille järgi siis meid kütitakse? Ehk siis ma usaldan, ehk siis kui me ise oleme väga, ma kõik usaldan neid asju, et suurem sarv on tugevuse näitaja ja suurem kaal ja suurem kihvad. Ehk siis selle järgi Einstein oleks sammu ära kütitud. Juuste järgi. Et kas oma lugemuse juures on ka kuskil selliseid vastuväiteid, kus nagu intelligentsile või sellele nagu mingi võimalust antakse? Ma olen saanud päris kiita selle intelligentsile valiklasmisele. Ja just tähendab, mis kriteeriumid korraldaks inimese valiklasmisele, jah, seda tarka lööd. No on küll selles mõttes, et tarka looma me ei saagi kätte, nende trofeesid meil polegi. See ongi nende autasud. Lihtsalt ongi. Meil ei ole targa looma trofeed. See sureb ise ära. Aga see on looduslik valik, mitte nagu... Nii, veel Tiidule. Ei ole, aitäh Tiit.